kallid vaatajad. Oleme siis oma suhtepööristega nüüd 17. saates. Möödunud saates me rääkisime, millest me möödunud saates rääkisime? Sarjast. See oli see suur sari ja läksid nagu kõvasti tunded lahti ja see sari on mulle tegelikult siiani päris kõvasti mõju avaldanud. Jah, ma sain sa lubasid just seda vaadata ja siis me vaatasimegi selle ära ja noh, see oli nagu minu jaoks, kuigi see sari ja see emotsioon ja kõik oli väga just uuesti kogeda. Aga see oli nagu mega kihvt, kuidas sa reaalselt nagu vaatasid seda, kuidas sa tunnetasid seda ja räägi üldse, mis see? No minu jaoks oli see sari selles mõttes nüüd hästi kihvt. Mitte sari ise. Sari ise on, see on teine teema täitsa. Jaa, sari. See, kas ta oli kihvt või mitte, see ei ole tähtis. Aga mina vaatasin teda selle pilguga, et sina ütlesid mulle, et see on ideaalne. Ja ma nüüd vaatasin, ma põhimõtteliselt otsisin sind. Selles mõttes, et ma vaatasin seda sarja sellise pilguga, et kui mul on nüüd mingisugune etteheide sellele sarjale, noh nüüd mulle ei meeldi seal midagi või noh, mis iganes, siis see etteheide tegelikult on mul sulle ka. Et siis mulle järelikult need asjad sinus ei meeldi. Ja palju sa neid leidsid? Oi, väga palju. Põhimõtteliselt, no tegelikult vaata, ma ütlesin sulle, et kui ma vaatan seda sarja kui inimest ja kõik need tegelased seal on siis inimese sisemised aspektid. Kogu selle sarja ülesehitus, esiteks see sari on hästi naiivne. Ta on hästi skemaatiline, ta on selline nagu muinasjutt selles mõttes, et ta on elukauge, aga see on tegelikult täpselt sina. Elukauge. Ja no vaata, nagu ma olemegi nüüd avastanud, eks ju, et sinu armastus maailma vastu, see on tegelikult puhas lapse armastus. Ja noh, selles sarjas ka, kuna see oli poistevahelisest armastusest ja tõesti need olid, üks neist poistest oli täiesti lapseks tehtud, eks ju. Et põhimõtteliselt oli see siis nagu täiskasvanud mehe ja poisi vaheline armastus tegelikult. Ei olnud. No ei olnud. Aga see selleks, sest nagu ma ütlesin, ma püüdsin seda sarja vaadata selle pilguga, et näha selles ideaali. Sellepärast, et see oli nagu, see oli selles mõttes nagu hea, nagu etalon mulle, eks ju, et kuidas sind näha. Ja nüüd, kui ma vaatan sarja, eks ju, seal on need tegelased kõik, iga tegelane, siis nagu väljendab põhimõtteliselt inimese sisemisest ühte aspekti. Ja nagu me arutasime ka, et seda äratundmisvõimalust oli seal, see on nagu unenäos, et sa oled üks tegelane, teine tegelane ja need asjad kuidagi sümboliseerivad ja need ei ole nagu lineaarsed, need peegeldused. Ja üks tähtis asi siis, mis ma sealt ära tundsin, oli see, et ma tundsin ära selle, kuidas mina maailmale haiget teen. Et mis ongi meil tänane teema, see haiget tegemine. Haiget saamine. Ja haiget saamine, eks ju. Ja hirm. No sellest tuleneb ka hirm loomulikult. Et tegelikult... Ei no jah, aga hirm. Okei, räägides jah. Kas sa seal... seal lõpus viimases seerias on üks stseen, kus nad siis saavad seal kokku, eks ju, kus eelmise elu nemad tulevad nagu nähtavale ja kogu see enesetapustseen elatakse uuesti läbi, kus siis üks räägib selle teisele, mida ta tundis sel hetkel, kui see teine eelmises elus enesetapu tegi tema silma all ja põhimõtteliselt lahkus. Sel hetkel sain mina aru, kuidas sina lapsena haiget said. Kuidas sulle tehti kuidas sinu armastus tagasi lükati. Vaata, ta ütles seal sellise lause, et kuidas sa võisid tappa kedagi, keda ma nii väga armastan. Et ma kutsusin sind ja sa ei vastanud enam. Ja siis ma sain aru, mis täpselt toimus sinu ja isa vahel. Põhimõtteliselt
ei, ma mõtlen see sulgumine. Ei, ma saan aru, ma nagu... Okei, räägi. Jah, eks see sulgumine toimus seal niimoodi, et sa kutsusid ja ta ei vastanud enam. Toimus täpselt see sama olukord. Põhimõtteliselt oli see nagu tema enesetapp. Sinu jaoks. Kogu mu 31 aastat oleks nagu... Tähendab, kindlasti alguses ei olnud nii, aga selline tunne on, et see 31 aastat on olnud selline, et ma olen kutsunud või üritanud rääkida ja suhelda ja sealt tuleb muudkui see nii-öelda see uks no just, et see oli nagu ma saan aru selles detailselt sama situatsioon. Ja et me nüüd liiga pikalt sellel teemal ei peatuks, siis põhimõtteliselt samal hetkel sain ma ka aru seda, kuidas maailm on kutsunud mind ja ma ei vasta. Kuidas oma selles sünniprotsessis mina tegin enesetapu selles mõttes, et ma panin ennast kinni. Aga see ongi see vaata nagu sa ütlesid, on ju, et sa näed, ühesõnaga, et see sari või need emotsioonid ja see olukord ja kõik, see olen nagu mina, on ju. Ja nüüd, mida sa nägid, oli nagu sinu enda peegeldus, selles mõttes, et ühesõnaga, ta on nagu sinu vastand pool, on ju. Et ühesõnaga, kõik see, mis seal oli, sina oled teinud seda nagu mulle või maailmale ja kõige. No ja sulle sealhulgas, jah, just nimelt. Et ka selles mõttes ma ju, sina oledki tegelikult minu maailm. Selles mõttes, niimoodi abielu selline ongi. Et tegelikult partner on, ütleme, maailma kõige lähedasem punkt, see, kus kõige tugevalt maailmaga kokku puututakse. Ja võt, need hetked andsid ka väga hästi tunda selle, kuidas siis, kui nüüd lapsepõlve traumas toimub see haiget saamine. Ja kuidas siis see paneb, kuidas see läbi elu siis kestab. Et tegelikult seda valu, kui sa leidsid minus, tegelikult otsisid seda sama valu. Jah. Sul oli vaja jätkata seda valu selles mõttes. Eks ju. Ja minus see siis jätkus. Et tegelikult, nagu ma eile õhtu ütlesin, et ma sain aru, et ma olen sinu isa reinkarnatsioon. Jah, mingis mõttes küll, jah. Ja mis võib ju täiesti olla, sest nagu me eile ka arutasime, et tegelikult ei ole niimoodi, et selleks, et järgmisesse ellu peaks see hing sündima, peaks eelmine reinkarnatsioon ära surnud olema. Ei ole. Hing elab kõiki elusid korraga. Aga sellele me ei peatu. Aga see on nii keeruline teooria, et me ei hakka seda siin praegu arutama. Lihtsalt ma mainin, et ei ole sellist ajaelist järgnevust sealpoolsuses. Aga mis meil siis tekkis nagu, muidu oli plaanis meil rääkida sellest armastuse teemast, mille me kindlasti teeme ära oma enne seda, ma pean käima Tartus, mul ei ole aega praegu. Aga ma mõtlesin seda, et vaata, sinul tuli eile see hirm hästi joonistus välja ja selline nii-öelda haiget saamine, haiget tegemine ja kuna mul eile oli situatsioon, kus ma ise ei saanud haiget, aga ma sain aru, kuidas inimesed läbi hirmu teevad endale haiget. Ja kuidas nad muutuvad haavatavaks ja kuidas nad teevad endale haiget nii, et nad isegi ei saa aru, et nad endale haiget teevad. Ja see ilmselt tuleb välja kas aastate pärast või hetke pärast või midagi sellist. Siis ma mõtlesin jah, et ma tahaks rääkida nagu hirmu olemusest, õnnetu olemisest, haiget saamisest ja sellisest asjast. Ja kuna see tõi sul eile hästi välja ka siis õhtuks selle, siis ma mõtlesin, et see teema on kohe. No, üks asi, mis on minu meelest hästi oluline, vaata, kuna ma eile nüüd nägin nagu väga selgelt ära selle, kuidas me saame haiget ja siis me hakkame läbi elu seda haiget saamist tegelikult kordama. Ja kõik asjad. Et seal on ühest küljest, sul on väga suur hirm selle tunde ees. Ütleme, see tunne, kuidas sa said lapsena haiget, see lapsepõlve trauma, eks ju, see haiget saamine. Nüüd me hakkame eluaeg selle eest justkui põgenema. See ongi see hirm, mis ei lase meil enam armastada.
Sellepärast, et see hirm seisab ees. Ma tean, et kui ma armastan, siis ma tunnen seda valu. Eks ju. Teisest küljest, ma ei saa teadlikult armastada, aga alateadlikult hakkama seda kogu aeg kordama. Seal on 2 poolt, eks ju. Teadlik pool väldib seda. Ma ei lase mul armastada teadlikult. Nagu mul, eks ju. Mina sain lapsepõlves haiget, see ei olnud isegi lapsepõlv veel. See oli põlve õnnal kuskil. Aga ehk, et sünniprotsessi, ja tegelikult sinu see baastrauma, aga see on hästi, vaata, mida kaugem trauma, seda üldisem. Eks ju, seda vähem ta nagu teadlikus elus üldse omab mingit. Ta annab mingisuguse eelduse. Eks ju, ja kuna sinu see päris esimene trauma on lausa seal viljastumise alguses, eks ju. Siis see andis kindlasti selle eelduse, et sa pead kogema sellist häbiväärsust. Sest sinu trauma on seotud häbiväärsuse tundega. Ja minu trauma siis on, eks ju, see, et mind tõugati ära. Mulle tundus, et põhimõtteliselt maailm tõukas mind ära tegelikult. On sama asi, eks ju. Mille peale ma siis panin ennast kinni. Ja me mõlemad tegelikult ei julge armastada. Ehk et sinu hirm takistab sul sama, ühest küljest sa sama siiralt kogu aeg lähed maailma vastu. See lapseliku siirusega. Aga sa valid olukordi, mis teevad sulle haiget. Eks ju? Jah, ma just eile mõtisklesin selle üle, kuidas mina armastan kõiki, keda ma armastan eluaeg. Et selles mõttes mul ei lõppe otsa need. Ma valin endale objektid, mitte meelega muidugi, ma valin endale objektid, kellega mul ei ole kunagi võimalik midagi kuhugi jõuda. Ja siis ma istungi elu otsas nende armastus. Tähendab, ma selles mõttes, ma ei kannata otseselt, ma ei ole, ma kannatan ka, aga ma ei ole, ma selles mõttes, ma ei saa füüsiliselt haiget üldiselt, keegi ei tee mulle liiga selgelt, midagi sellist ei ole, aga ma olen terve elu koos sinuga, enne sind, peale sind tõenäoliselt, ma istun nende armastuse tunnetega, mis mul on nende inimeste vastu ja teades, et need kunagi ei realiseeru, aga kogu aeg igatsedes neid inimesi. Ja selles mõttes, et eile ma just küsisin nagu sõbranna käest, et mis mõttes, et kas ma olengi, lõpuks ma olen lesk, kes istub oma majas, nende erinevate selliste suurte mõtetega istub nagu. Siin peab olema tegelikult üks mingi lahendus. Ja võiks olla küll. Sellepärast, et ma just mõtlesin, et... Aga see lahendus ei ole kindlasti see, et need realiseeruvad. Ei, ma saan aru. See lahendus ilmselt peab olema selles, vaata, eile kui ma vaatasin seda stseeni, kus üks kirjeldas, millist valu ta tundis siis, kui teine tegi enesetapu. Ja kui ma tunnetasin seda, kui ma sain aru, et ma olen sinu isa, eks ju, ja siis mul tekkis tohutu tahtmine paluda sult andeks selle valu eest, mis ma sulle teinud olen. Ja see ei ole tegelikult, see ei ole ainult see, see ei ole seotud ainult sinu isaga, see on minu maailm ka, eks ju. See on, selles mõttes, ma just täna hommikul mõtlesin, et iseenesest ei ole mingit vahet, kas ma räägin sinu haiget saamisest või ma räägin enda asjadest. Need on täpselt üks ja sama. Eks ju, mis on ju loogiline. Ja ühesõnaga, mul tekkis see meeletu soov andeks paluda siis sinult, maailmalt selle valu eest, mis ma olen teinud. Ja see nüüd kõlab nagu väljapressimisena peaaegu, aga põhimõtteliselt, kui sa annad mulle kui isale andeks, siis maailm üldiselt tõenäoliselt annab andeks, seal ei ole. Mina küsi, eks ju. Ei põhimõtteliselt on täpselt nii, nagu see maailma suhtub, nii maailm teeb. No just.
ja sellepärast ma arvan, et sellepärast ma saangi maailmaga suhestuda, on ju. Ja ma ei ole isegi kindel selles, et võib-olla kui ma palun maailma käest andeks, siis see sisuliselt ongi see, et sa annad isale andeks. Võib-olla, ma ei oska öelda. Sest see kindlasti see praegu ei toimu. ei. Aga me peaks ikkagi püsima oma enam-vähem teemas, et no. Ei, ma mõtlesin, järsku räägid nüüd midagi. Ei, aga see ongi nüüd see küsimus, et kuidas me nende selle hirmu ja selle valuga hakkama saame tegelikult. Ma pigem tahaks, ma ei tahaks ainult rääkida sellest, kuidas me nendega hakkama saame. Ma tahaks ka aru saada sellest, et me oleme väga palju erinevatel hetkedel mõningates kohtades lahanud seda, kuidas hirm tekib, on ju. Aga mida ma nüüd mõtlen on see, et näiteks sa saad välja tuua või ta mina, kuidas hirmu mõju, mis selle aastav mõju on tegelikult inimesele. Sellepärast, et seal on asi ei ole üksik indiviidis, aga ma mõtlen selles mõttes, et kui ma mõtlen sellele, kuidas ma üritasin tunnetada läbi erinevaid inimesi enda ümber eile, sest see oli väga aktuaalne. See kuidas inimesed tunnevad hirmu läbikukkumise ja ka edu ees ja erinevate pisikeste, erinevate eluliste saavutuste ja kõigi asjade pärast tunnevad hirmu. Nad tunnevad, et et neil jääb vajaka ma ei tea, andekas olemisest või saavutamise kogusest või millest iganes. Mis iganes hirmu. Ja siis ma sain aru, kuidas läbi selle hirmu. Inimesed tegelevad siis ületöötamisega tihtipeale. Nad tegelevad valede eesmärkide saavutamisega. Selles mõttes, et nad hakkavad mõtlema nad lähenevad valet pidi oma enda õnnele. Nad üritavad seda nii-öelda sellest hirmust pääseda tegelikult minnes sinna kogu aeg sügavamale sisse. Ja ma lihtsalt vaatan seda, kuidas ongi see, et inimeste tulemid on siis need, et nad õpivad ja töötavad ennast läbipõlemiseni. Ja sellest protsessist on praktiliselt võimatu välja pääseda, sest ükski teine inimene ei saa mitte midagi teha selle jaoks. Nad istuvad ja nad töötavad ja siis nad mõtlevad, et miks see töö neil hästi ei lähe enam ja hästi ei lähe sellepärast, et nad töötavad nii meeletult suures koguses ja teevad nii meeletult palju, õppivad ja töötavad, kõike. Et see lihtsalt ma lihtsalt tundsin eile seda, kuidas see on selline surnud protsess. Aga see ongi surnud protsess. Sest seal ei ole mitte mingit elu taga. Asi ei ole selles, et nad ei ole valinud omale. Nad tihtipeale või vahest ilmselt valivad omale ka selle õige elukutse, mida nad reaalselt tahavad võib-olla teha. Aga nad lähevad sinna paanika seisukohast. Nad ei lähe sinna tervelt sisse, nad lähevad sinna seda ühte või seda kahte asja otsima ja selle nimel töötama, ma ei tea mis. See tuleneb sellest, mida hirm teeb. Hirm blokeerib ära hinge eneseväljenduse. Hinge soov siin ilmas on väljenduda kuidagi. Mis iganes moel siis. Ja kui me kujutame ette, et hing on lihtsalt skemaatilisuse mõttes kujutame ette, et ta on üks ring. Ja ta peaks tervikuna avalduma. Nüüd, kui me saame haiget ja meil tekib hirm, siis see hirm blokeerib ära mingi sektori sellest hingest. Ja tavaliselt on see lapsepõlvetraumad blokeerivad ära üsna suure osa. Mis tähendab seda, et selle hirmu osas ei saa hing enam avalduda. Ja tavaliselt on see väga oluline osa, eks ju. Et šamanismis räägitakse kadunud hingeosadest. See ongi see, et tegelikult see osa hingest, mille hirm on ära blokeerinud. Ja näiteks
noh, põhimõtteliselt ta siis hirm blokeerib ära armastuse. Eks ju, armastus ei saa avalduda nii, nagu ta tahaks. Ja siis hakatakse tegelema asendustegevustega. Mis tähendab seda, et inimene teeb midagi, aga ta teeb nii, et ta seda oma tegeliku armastusobjekti ei puuduta, sest ta ei julge seda puudutada. Okay. Ma toon sinu enda peal näite. Vaata, sa kipud, kui sa hakkad mingi asjaga tegelema, siis sa kipud jääma kõrvaltegevustesse kinni. Yeah. Eks ju, sa hakkad mingit, noh, justkui nagu tegema, aga teed midagi sellist, mis ei vii edasi. See on sellepärast, et sa ei julge puudutada seda objekti, sest sa tead, et see objekt ei haiged, kui sa puudutad. Ja see on see hirm. Siis sa hakkad tegema igast asju kõrvale. No, mida iganes. Mis jätab mulje, et ma ju tegelen sellega, aga tegelikult ei tegele. Ja see, miks inimesed surnuks töötavad, on ka see, et noh, nad teevad justkui midagi, mis annab tunde, et nad nagu teeks. Aga nad ei tee tegelikult seda, mida nad armastavad. Ja noh, nad ei puuduta oma armastust otseselt. Kuna armastust teeb haiget. Ja võtta sellised asendustegevused, noh, need tekitavad sellise olukorra, et see on nagu põrgus vee joomine, et sa muudkui jood ja jood, aga janu ei kustu. Eks ju. Ja siis sa lõpuks, noh, sa lähedki hulluks sellepärast, et noh, iga uus kruus, mille sa suhu kallad, on veel liivasem ja nii edasi. Et see, ja siis, ja miks me kordame eluaeg seda? Mul käis hoopis teistmoodi see mõte praegu peast läbi. Sina jõudsid nii karmi mõtteni. Minul oli peas see, kuidas ma kujutasin ette korraks seda inimest, kes joob ja kunagi janu täis ei saa. No. Ja noh, ühesõnaga see minu jaoks on nagu see pilt, mis mul pähe tuli, oli see, kuidas inimene ühesõnaga üritab janu kustutada juues lõpmatult. Vesi on kogu aeg selge, puhas, värske ja nii edasi. Aga ükskõik kui palju ta joob, tema nagu, noh, sisemus on tühi. Ühesõnaga, see on nagu see Dumbledori või nagu see Potteris, kui ta üritas seda täita, seda veega, seda anumat ja siis ta lõpuks pidi võtma sealt nii-öelda. Ühesõnaga, see selleks. Aga ei, ma mõtlesin, ma kujutasin praegu ette seda, kuidas sa jood ja jood. Vesi on nagu absoluutselt ideaalne. Sellel ei ole nagu mitte ühte ainsat põhjust ei ole, miks see vesi peaks sind täitma. Ja lõpuks see, mida sa tunned, on meeleheide. Selles mõttes, et on selline nagu hingesügavune maailma suur meeleheide. Sellepärast, et sa ei saa seda nagu vett. Mitte see, et ta reaalselt teeks sulle midagi valesti. Ei, ma nimetasin seda liivaseks, aga põhimõtted ongi selles, et sa jood vett kogu aeg. Aga sa justkui nagu ei jookski. Miks sa ütlesid siis liiva? Ei, no selles mõttes, et noh, see on kuskil mingi kujund selles, kuidas võttis kruusitäie vett ja siis liiv valgus suhu, eks ju. Alati vesi muutus liivaks enne, kui ta suhu jõudis. Aga põhimõtteliselt on see sama, et just, et sa jood, aga kuna sa tegelik janu, mida sa kustutad, ei ole see janu, mida sa jood, siis sa ei saa kustuda. Ja sellepärast ta joodki lõppada. Ja tegelikult muidu alkoholism on just täpselt seda tüüpi joomine. Et sa jood ja jood. Või noh, tegelikult igasugune sõltuvus. Noh, lihtsalt viina puhul on see nagu väga kujundlik, eks ju. Sa jood ja su janu läheb ainult suuremaks kogu aeg. Et sa ei saa kustutada janu sellega, et sa jood alkoholi, eks ju. Ei saa, jah. No vot, et see on selles mõttes siuke tüüpiline näide, et asjad, ütleme, reaalmaailmas ei toimu nagu mingid imed selles mõttes, et see vedelik, mida ma sisse joon, ei muutu millekski liivaks ega midagi. Aga lihtsalt ta ei kustuta seda janu. Ja sellepärast inimesed joovadki surnuks ennast lõpuks. Ja töötavad. Või töötavad või teevad mida iganes, eks ju. Aga see eile kuidagi kajas kus nagu vastu väga see, ma tundsin väga, ma teadsin, ma tahtsin tohutult aidata. Ma tundsin tohutut vajadust aidata inimest. Ja mitte selles mõttes, et teha tema eest midagi ära, see ei ole võimalik. Aga ma tahtsin nagu toeks olla.
ja ma sain aru sellest, et noh, et see ei ole minu võimuses, et ta ei lase, et noh, ta ei lasegi ligi praegu parasjagu, noh, ma kujutasin ette, noh, ja see on võib-olla minu teema, on ju, kui mul on raske olla ja ma ei suuda suhelda, siis noh, ei ole mingit mõtet sellele, et mõni sõbranna tuleks siia, istuks tunde siin, üritaks muga rääkida, on ju, see ajab mind rohkem närvi ja ma tunnen ennast halvasti selle pärast. Aga näiteks see, kui noh, Jaanika või keegi on tulnud ja tuleb lihtsalt, koputab uksele, tuleb, teeb mulle kalli, on ju, toetab mind korraks ja noh, lahkub peale seda loomulikult, siis nagu see on mulle alati olnud nagu väga suureks toeks. Eile ma sain aru sellest, et see, mis mulle on toeks, tähendab, ühesõnaga inimene, kes töötab ja toimetab ja teeb endale liiga, ta ei saa seda tegelikult ligi lasta. Sest üks asi on see, kui ma istun siin masenduses ja tunnen ennast halvasti ja lasen endale selle korraks selle nii-öelda komfordi ligi nagu oma kellegi lähedase kaudu, on ju. Teine on see, et kui sa töötad ja pingutad oma mingi väga-väga suure eesmärgi nimel asjalikult, aga noh, nagu nii üle mõistuse suure pingega, et noh, et kui sa seda teed väga pikka aega, siis sa lihtsalt põletad ennast selgelt läbi. Siis ma sain aru eile sellest, et noh, et kui ma oleksin läinud teda kallistama, siis oleks võinud juhtuda see, et kõik need seinad ja kindlus, mille ta on püsti pannud, et töötada sellisel moel, see oleks lagunema hakanud. Ta ei oleks saanud seda edasi teha. Ja ma sain aru nagu selle hingevalust kuidagi. See, mis peab panema sellised müürid püsti ja nagu, et ta saaks töötada niimoodi. No, need müürid ongi ju hirm. Ma saan aru. Hirm paneb need müürid püsti ja võt siis need hirmu püstitatud müüride sees me hakkame siis midagi tegema sellist, et meid ei oleks olemas. Ehk et noh, näiteks neid asendustegevusi, eks ju. Et me siis kas töötame niimoodi, et noh, me ei tööta enam armastusega, vaid me töötame selle hirmuga, et kui ma nüüd töö lõpetan ja pean korraks mõtlema, siis ma äkki näen ennast. Ja ma ise olen nii hirmus, ja minus endas on see valu. Ma ei taha seda valu tunda. Et ühesõnaga see enese varjamine, see ongi see sektor, mille me välja lõikame siis oma hingest. Ja enamasti lapsepõlve traumade kaudu on see sektor väga suur tegelikult. Et me tegelikult elamegi niimoodi, et me ei ela mitte iseendana, vaid me mõtleme välja asendus mina. Mingisuguse, kes iganes, kes kuidas mõtleb seda välja, eks ju. Ja me hakkame selle teisena elama ja seda õiget mina me ei puutugi üldse. Me ei räägi enam sektorist, vaid me räägime sellest, et me võtame mingisuguse illusoorse mina, kelleks me siis, kes tundub turvaline. Näiteks ütleme, see mina on selline, kes, kui me nüüd sinust räägime, kes kunagi ei lähe kellegi juurde armastusega, vaid püüab pigem kuri olla. See ei ole tõsi, ma lähen küll, ma ei lähe alati kurjalt. Ei, no jaa, aga sa saad aru, mida ma mõtlen, eks. No, ja. Eks ma ei mõtlegi, et sa alati kuri oled, aga põhimõtteliselt see on see välja mõeldud mina, kelles ei väljendu see lapselik armastus, vaid väljendub isalik kurjus. Eks sellepärast, et see tundub turvaline. Sellega võid maailma puudutada. Jah. No, aga siis ma ei saa haiget ju. Tähendab, ei saa haiget, aga kogu aeg on valus. Jaa, just nõus. Aga see on ju see mõte, millega kõik inimesed maailmas ringi käivad. Kui ma käitun nii, siis ma ei saa haiget. Mitte, kui ma käitun nii, siis ma olen õnnelik. No just nimelt. Inimesed, see on see asi, see on see, mida need sarjad, see on see, mida mu maailm mulle kogu aeg näitab ja ütleb mulle, et mul on tegelikult oskus olla õnnelik. No just, ja tegelikult vaata,
nüüd, kui me veel räägime sellest hirmusituatsioonist, eks ju, ühesõnaga me hakkame seda lapsepõlves saadud valu, me hakkame kartma, eks ju. Ja alateadvus nüüd käitub niimoodi, et me hakkame läbi elu seda situatsiooni kordama. Tähendab, alateadlikult me loome endale kogu aeg neid situatsioone, kus me taas ja taas saame tunda seda lapsepõlve valu. Ja see on sellepärast, et psüühika nagu, noh, ta keeldub seda situatsiooni omaks võtmast. Et nii ei saa, et ma ei saa ennast avaldada nii nagu ma tahtsin. Et minu armastus ei tohi niimoodi avalduda. Okay. Ja siis ta hakkab seda armastust taas ja taas avaldama sellisel viisil ja kogu aeg haiget saama. Selleks, et ta nagu üritab kogu aeg sellest situatsioonist nüüd nagu läbi minna niimoodi, et noh, sest see peab läbi saama. Hing peab saama avalduda sellena, kes ta on. Ja ta kordab tuima järjekindlusega seda käiku kogu aeg. Ja vot, nüüd ongi see, et meie teadlik osa nüüd peab välja mõtlema, kuidas seda sama situatsiooni, kus saadi haiget, kuidas see ära lahendada. Kuidas saada sellest hirmust jagu ja lasta sellel hingel avalduda iseendana. Ja see ongi see põhjus, miks me lõputult kordame ja kordame neid lapsepõlves saadud valusid. Sellepärast, et me isegi, me ei tunne seda hirmuna, eks ju. Aga me lihtsalt oleme millegipärast sellised inimesed, kes kunagi ei astu seda sammu, eks ju. Sellepärast, et noh, ütleme, minu puhul siis see maailma, mina, eks ju, kapseldusin maailma väga kurja inimesena. Eks ju, kurja. Teises mõttes ma olen jälle väga selline harmoonia otsija igal pool ja ma üldse väldin igasugust konflikte, eks ju. Ei. Sa ei ole harmoonia otsija, sa väldid konflikte. No just, jah. Selles mõttes, et ära hakkama siia panema üldse, sa mitte kunagi ei lähe otsima harmooniat. Sa lihtsalt eeldad automaatselt, et konflikti ei ole. Mis tähendab seda, et sul on hea mugav. No põhimõtteliselt jah, et ma sain maailmast haiget ja nüüd ma keeldun puudutamast maailma. Ja ma olen nagu terve enda ma olen välja lülitanud. No see on see nagu sul on ees tehe, kust sa lihtsalt ühe teguri kogu aeg ära võtad. Just. Et ma nagu välistan selle ja selle, muidugi see teatud mõttes ka need lapsepõlve traumad ei ole nüüd päris asjatud, et nad on terve meie elu tuksi keeranud, et me ei ole saanud aru. Need lapsepõlve haavad on tegelikult, need ongi hinge ülesanne. Selles mõttes, kuidas saada lõpuks avalduda vaatamata sellele traumale. Sest hing peab selle probleemi ära lahendama. Me ütleme siis ego abiga, eks ju. Et sellepärast see trauma ongi ja näiteks tänu sellele olen ma õppinud nii palju seoseid loomast. Ma olen terve maailma, ma olen pidanud ju oma peas üles ehitama, sest ma ei julge puudutada tegelikult maailma. Järelikult mul on ehitatud tohutu konglomeraat mingisuguseid tehteid, mis on kõik omavahel seotud, mul on, põhimõtteliselt ma näen nagu mida iganes seoseid, eks ju. Seda võimet mul ei oleks, kui ma oleks siire ja puhta lapsena kogu aeg maailmas olnud. Muidugi, tänu sellele, et mul, ma ju tegelikult seda, et need tehted ei olegi päris maailm, et need ongi ainult tehted. Seda ma taipasin alles, ma ei tea, paari kuuest, eks ju. Et kus ma alles tundsin, et okei, et mul on nüüd väga hea tööriist, aga see ei ole maailm ega mina. Jah, et see tuleks nüüd maailma lükata laiali. Just, et ma võin sellega nüüd kohvrisse panna ja maailma minna. Ja kus vaja, siis ma võtan selle sealt välja ja kasutan seda. Ehk et see on see minu võlukepike, millega ma võin maailma minna. Ai, mul tuli pantaloone veel. Aga ma mõtlesin, mul endal käis kujund sel hetkel, kui sa seda kunagi rääkisid või hiljuti, mis iganes. Aeg on nii määramatu asi. Et ma mäletan sel hetkel mul tekkis selline tunne, et sa oled nagu inimene, kes on istunud ühe palli sees ja palli täitnud siis joonistuste, skeemidega, millega iganes on ju. Nii et see pall on sul üleni täis joonistatud kõik.
aga nüüd see pall ei ole nagu mitte selline see ei ole mu peas mitte selline lapselik kujund, vaid see võtame siis põhimõtteliselt, mida sina nüüd sel hetkel tegid, kui sa said aru, et see ei ole päris maailm, et see on sinu loodud, siis sa lükkasid selle palli enda ümbert kaugemale, mis tähendab seda, et ta läks nagu pusle, läheb tükkideks lahti, aga need tükid sulanduvad nagu päris maailma. Ja kuidagi mul käis see sel hetkel väga nagu sellise mõnus nagu kujutlusvõime tuli. Selles mõttes on sul õige, et see pall on hästi väike. Ja tegelikult minu maailm on kokku pandud arhetüüpidest, ehk et algkujunditest. Eks ju. Ja kui ma ta nüüd nii-öelda laiali lükkan, siis tõepoolest pindala ei anna välja, eks ju. Siis need tükid, põhimõtteliselt need arhetüübid sulanduvadki tegelike sündmuste algsündmusteks. Ja selles mõttes minu maailmatunnetus ongi arhetüüpide kaudu, et ma nagu kui sa ehitad endale maailma, eks ju, siis sa ei saa ehitada. Ma ei tea, ma pole kunagi ehitanud. Siis sa ei saa ehitada sellist maailma, mida sina tunned seda, kus on kõik see paljusus. See on liiga kirju. Inimese aju ei suuda seda ehitada, eks ju. Sellepärast peab taandama kõik asjad maksimaalselt lihtsaks. Ehk et kõik ma ei räägi sidrunitest ja apelsinist, ma räägin lihtsalt puuviljadest, eks ju. Piltlikult öeldes. Et ei ole tähtis, millega on tegemist. On küll. Just nimelt. Aga minu jaoks ei ole. Mul on kõik ära taandatud maksimaalse lihtsuse peale, maksimaalse üldistuse peale. Eks ju. Ja see ongi see arhetüüp, on see maksimaalne. See on nii ebaaus, seepärast, et ei ole võimalik, et sa sidrunid ja apelsinid paned ühte kaustsi, apelsinid mulle ei maitse, sidrunid mulle maitsevad. Minu jaoks ei ole vahet. Minu jaoks on kõik üks ja sama puu, isegi õunastega erine. Et tänu sellele ma võin ka süüa ükskõik mida, sellepärast, et mis tähtsus on, mismoodi ta maitseb. Ma ei või mitte midagi süüa, mis mulle ei maitse. No just nimelt, et minu jaoks on lihtsalt tegemist on söögiga. Kas tal on kalorid või ei ole kalorid, eks ma mõtlen nüüd selle järgi. Või palju tal on me hakkame kohe mingisugust, mis on tema keemiline valem põhimõtteliselt. Ma tahaks aga minna kaklema reaalselt nagu. Et selles mõttes on minu maailm olnud. Ma ei ole ka sellepärast lugenud mitte kunagi ühtegi. Mitte kunagi olen ikkagi lugenud lapsepõlves või noore koolipõlves ma ikka lugesin neid mingisugust ilukirjandusteoseid ka. Ja siis sa andsid ära mul vist sõbrannale või kellelegi andsid sa meeletu kogu see kriminull ära, siis kui me kokku saime. Võib-olla seda võime. Sul oli neid pisikesi, need Agatha Christie'd ja kõik erinevad, neid oli sul meeletu põhime. Et selles mõttes, siis sai ikkagi loetud selle põnevustunde pärast ka. Aga täiskasvanu eas ma ei ole, minu jaoks on see olnud nagu meeletu raiskamine. Selles mõttes, et need on nagu täitsa mõttetud, need on nagu täitsa mõttetud asjad. Selle sama raamatu saaks väljendada ühe aforismiga. Või siis valemiga. Ja sinu aforismi ma võiksin võtta tükkideks ja teha sellest raamatu. No vaat, ja mina ei saagi sellepärast raamatuid kirjutada, et mulle tundub, et kui minu mõte on pikem kui üks lause, siis järelikult on mõte lõpuni mõtlemata. Eks, et ma raiskan lugeja aega nii-öelda. Aga see ongi see, et ma ei julge seda maailma armastusega puudutada. Eks ju, sest see paljusus, see teeb haiget. Sealt tuleb midagi väga hirmsat, sealt tuleb ma ei tea, nälg ja külm ja mis iganes, mis olid minu nii-öelda vahetud kogemused peale sündi, eks ju. Ja ma mõtlen, vaata, nüüd ma olen nüüd nälginud 1,5 aastat, eks ju. Suhteliselt nälginud. Okei, no. Eks ju. Ja huvitaval kombel, ega ma ei juhi ennast ise, mind juhib mingisugune, kuidas iganes me seda nimetame, alateadvuseks, jumalaks, ingliks, kõrgemaks minaks. Et ühesõnaga, see on nüüd see nälg, mida ma olen eluaeg kartnud. Jaa. Eks ju.
ja nüüd sa võtsid selle ise vastu. ja noh, ma ei läinud seda, ma ei läinud loomulikult nälga tundma, ma lihtsalt tundsin, et ma võin nüüd kaalust alla võtta ja ma võin hakata tervislikult elama ja nii edasi. Ja no, ka siin ma nüüd tegelikult teatud mõttes tänaseks päevaks on see nälg muutunud mingis mõttes omaette eesmärgiks. ei, ma mõtlengi, et selles mõttes jah, alguses sa läksid lihtsalt kaalu kaotama või hakkasid nii-öelda kaalu alla võtma, onju, ja sööma teistmoodi. Aga mingi hetk sa ütlesid mulle ju, et nüüd on sinu eesmärk teadlikult ennast, ilma jätta kõigest, mida sa naudid. jah, ehk ego rahuldusest. Ja no see on selles mõttes, ma sain aru, et ma ei saa nälgida mitte nii kaua, kuni ma olen sobilikus kaalus. Vaid ma pean, see ongi see on see minu hirm. Ma pean selles minema nii sügavale, et see hirm kaob ära. Et ma ei saa enne sööma hakata, kui ma enam ei karda seda, et meil raha otsa saab. Piltlikult öeldes. Ja, ma saan aru. Eks ju. See oleks tore küll, see oleks vaheldus. Aga pole teada, kumb enne ära sureb. et selles mõttes on mul ka väga raske dieet või nälgimine on selles mõttes, et ma ei saa kuidagi petta. Ma ei saa mõelda, et okei, et magusat ma ei tohi süüa, aga ma olen kaval, ma hakkan suhkruasendajat kasutama. Sa tegid seda? No ma tegin seda. Jumal ütles selle peale kohe, et noormees, nii ei tehta, lähed kärna. Eks ju, ehk et põhimõtteliselt mulle pannakse kohe selline arusaadav märk, et nii ei saa. Ja ma olen tänaks peaks aru saanud, et ühesõnaga ma ei saa kavaldada, et okei, ma seda naudingut ei saa lubada, et ma asendan selle millegi muuga, maru mõnus, eks. Ehk et ma lihtsalt ei tohi naudingut tunda. Sellepärast sa käid siis kõigist minu toitudest ampsu võtma. No just. See on nagu, ma nagu iga kord küsin su käest, et Mart, on sul see dieet siis või ei ole? No see on üks cheating nii-öelda. Ma näen, jah. Ma ei söö, ma ainult maitsen. Ja. See õhtu, kui me siin vaatasime sarja ja laud oli kaetud nende läksimisasjadega sellest eelmisest õhtust, siis see nagu käsi käis nagu nii pidevalt. No just, et ühesõnaga, need on need kohad, kus ma ego tegelikult ei tule toime selle enda mahasurumisega. Tal on see, sellepärast, et see nälg selle rahulduse järgi on ikkagi väga suur kogu aeg. Aga ma pean päevast päeva kogu aeg keelama endale rahuldust. Eks ju. Ja sellisel viisil, et ma ei saa seda petta ka kuidagi. Ma ei saa seda mitte millegagi asendada, eks ju. Ma ei tohi lihtsalt rahuldust tunda. See on nii üldine see keel. Et ma ei saa mitte millegiga sellest kõrvale hiilida. Ja tegelikult teatud mõttes see on see tehnoloogia. Kuna ma ei ole seda tegelikult ise valinud, vaid alateadvus on meil täiesti juhtinud selles suunas. Et see on see tehnoloogia, kuidas me oma hirmust välja tuleme. Et me peame ta ära tundma. Me peame selle valu, mis iganes, see valu ei ole ju mitte näpu pihta löömine, vaid see on mingi tüüpi düskomfort. Eks ju, me peame selle valu ära tundma ja lähme sinna sisse, nii sügavale siis, kuni lõpuks tuleb ühesõnaga, me puudutame seda elu sellisel viisil, nagu me kartsime teda puudutada. Ja teatud mõttes siis anname elule andeks selle käigus, sellepärast, et me julgesime selle tunde vastu võtta, mida me arvasime, et elu ainult pakkuda ongi meile. Ja tegelik elu on muidugi midagi muud, sellepärast, sa oled ju näinud minu elu. Mu elu hoiab mind nagu sõna otsas mõttes nagu sitta pilpa peal, eks. Et ta on mind armastanud ja hoidnud kõige hellemalt, mis üldse on võimalik. Täpselt sinu vastand. Sinul on täpselt see, et nagu sa midagi elu puudutama lähed, sa saad vastu näppe kohe. Ma ei saa aru, mida sinu sellest arvamusest. Ma ei ole suga üldse nõus, aga võib-olla ma pean paremini nägema õppimas. Sest mina ei näe maailma nii. Ei, no sa ei näe, jah.
ja see häiribki. See kõlas täpselt nii. ega ma ei oska... Aga ma ütlesin, ma olen sulle 1000 korda öelnud, kui mu elus on midagi nauditavat, siis mu elu on seda väärt. Kõik kannatused on seda väärt. No, ma saan sellest aru sellest mõttest. Ei tundu. Et sa lähed, et sina nagu lähed kogu aeg väga julgelt taas ja taas kogema seda. Aga järelikult sa seda ühte asja ei koge. Seda ühte valu. Seda, kuidas sulle öeldakse, et käi kuradile, sa ei kõlba. Kuidas kõige kallim ütleb sulle, et sa ei kõlba. Ja tänaseks me peame ära lõpetama. Kas on juba täis meil aeg või? Jaa. Me peame, aga täna me peame ära lõpetama kahjuks. Et ma arvan, et natuke sai ehk sellest hirmust räägitud. No, ilmselt sai ja noh, minu jaoks on see tegelikult praegu see sari, kuigi ma teda esimese hooga ei vaata kui täiuslikku sarja. Aga ta on andnud mulle nii palju. Jaa. Just. Selles mõttes, et minu jaoks oli juba suur selline äge asi oli see, et sa küsisid mult reaalselt nagu lingi, et vaadata seda. Ja ei, oligi. Eile õhtul ma seda kõige emotsionaalsemat kohta, eks ju. Ma lihtsalt istusin arvuti taga ja vaatasin ja lasin seda enda sisse. Ja siis mul jooksis kogu see pilt paika. See, kuidas ma olen, kes ma olen, eks ju, kuidas ma olen haiget teinud maailmale, kuidas ma tahan andeks paluda maailma käest. Ühesõnaga, ma samastusin absoluutselt selle kohaga. Ja see tähendab seda, et ma samastusin sinuga tegelikult. Mis oligi minu eesmärk seda sarja vaatamisel. Ma vaatan seda sarja ja näen iseennast seal. Kui ma näen iseennast seal, siis ma näen iseennast sinus. Ja siis ma olengi sinuga üheks saanud. No, siis mine saa üheks. Aga lõpetame tänaseks. Järgmine kord, ma arvan, me teemegi armastusest saate. Et seal oli meil oli üks samamoodi kontsept, millest me tahtsime teha. No küllap meil vast tuleb uusi mõtteid ja te ikkagi tellige meie kanal. Äkki on midagi huvitavat tulemas ja siis saate ka teada. Küllap tuleb uusi mõtteid või? Nagu vähe pessimistlikumalt ei saanud kõlada või? Nagu nalja teed või? Ma ei tee kunagi nalja. Ma tean. Mina ei saa naljast aru ja sina teed alati. Sina ei tee kunagi nalja. Just. Aga teiega oli taas väga meeldiv ja kohtume teiega nädala pärast jälle vaata, mis on siis meil vahepeal toimunud meie hingedega. Aga selleks kõik head ja nägemist. Tšau, tšau.